Ma tutvustan teile enda koostatud inglise keele materjali, mis toetab 4. klassi inglise keele õpikut I Love English 2. Mitmed harjutused on õpikust võetud, need on lihtsalt natuke ringi tehtud, et need oleksid õpilastele huvitavamad, atraktiivsemad, et tunnid oleksid mitmekesisemad, et ei kasutataks ainult õpikut ja töövihikut. Selle mapi juurde kuulub ka suurel hulgal videomaterjali ja helisalvestisi. Enamus neist on internetis, osa on mu enda filmitud ja salvestatud. Kõigepealt on siin mapis selline leht nagu Teacher to Do's, kuhu saab panna oma märkmepabereid erinevate kategooriate alla, et on siis teada, kas tuleb midagi hinnetiga ette võtta, koopiaid teha, midagi planeerida või materjali koostada, et siis oleksid kõik lipikud omal kohal. Siin on siis kõigepealt esimesel lehel kõik peatükid. Siit on puudu veel kontrolltööde lehed ning ka õpetaja raamatus olevad mängud ja lisalehed. Ja on veel puudu ka töökava. Kõigepealt on siis ainekava, seejärel on selline analüüsileht, My Learning Diary, selle saavad õpilased iga kontrolltöö lõpus ning lisavad selle oma õpimappi, kus neil on kontrolltöölehed ning muud lahtised lehed ja enda tehtud tööd, esitlused. Et see analüüsileht on siis selline, et õpilane mõtleb tagasi eelneva peatüki peale, mida ta hästi oskas, mis tema jaoks raske tundus, mis ta selgeks sai, mis olid tema lemmiktegevused ja nii edasi. Siin on minu koostatud tasemetöö, kordamine tasemetööks ja siis hakkab teemade kaupa tulema materjali. Et esimene leht on alati, kus mul on oma mõtted kirja pannud ja videomaterjali viited. See on erinevad lipikud, mis toetavad grammatika omandamist. Siis mul on koostatud terve aasta jaoks kõik sõnade tööd. Need on erinevad, ma arvan, kuskil 15 eri stiilis. Iga peatüki juurde olen koostanud 3 sõnade tööd. Et siin on osad sõnade tööd on koostatud ka PowerPointis, osad tulevad suuliselt ja osad on ka niimoodi, et õpilased ise valivad sõnad, kirjutavad paberilehe peale ning mina jagan need siis teistele õpilastele. Et siin on minu koostatud harjutuslehti grammatika kohta. Siin on ka üks selline minakaart, mille õpilased siis teevad enda kohta, sellise enda tutvustuse. Numbrite teema juures on mul ka mitu videomaterjali, õpime ka kella. Abiks on parkimiskellad, see on siin sõnade tööd, siis on üks laul, sellised lisalehed nendele õpilastele, kes kiiremini näiteks töövihikuharjutused valmis jõuavad. Siis on siin bingokaardid ning paaris töölipikud. Thank you teema juures on mul otsitud välja üks video ning siin on siis sõnade tööd. Loomaia teema juures vaatame videoklippi Londoni loomaiast ning lasen õpilastele erinevate loomade häälitsusi. Nad peavad ära arvama siis, mis loomaga tegu on. Siin on erinevad harjutused veel selle teema kohta. Sõnade töö. Sõnade töö ka hääldustega. Ja veel harjutuslehti. Siin on ka üks laul, see on võetud õpikust, aga ma lõikasin selle siis nii-öelda ribadeks. Iga lause on erineval real ja õpilased sellel ajal, kui õpilased kuulavad laulu, nad peavad panema laused õigesse järjekorda. Ja siin on ka pildikaardid, loomade omad. Pildikaarte ma näitan veel pärast. Rules teema juures teeme plakati klassireeglitest.
My friend, siin teemas nad teevad esitluse oma sõbrast, kas siis PowerPointis või nii nagu mina olen teinud oma sõbrast esitluse. My Day juures vaatame videot, siis iga õpilane teeb esitluse oma päevast, oma kõige tähtsamatest tegevustest päeva jooksul. Siin on ka üks laul, mis on õpikust võetud, kuid olen kustutanud ära siis osad sõnad, mille õpilased peavad ise kirjutama. Siin on lisalehed, lisaharjutused ja sõnade töö. Siin on pildid erinevate tegevuste kohta, mida päeva jooksul siis tehakse ja paaris harjutuste lipikud. Klounide teema juures vaatame videot ühest klounist, räägime vastandsõnadest ja siis on mul siin 3 klouni pildid, õpilased võrdlevad neid, et saavad kasutada omadussõna võrdlusastmeid. Ja siin on siis sõnade tööd järjekordselt. Siin on grammatikakaardid, mis lähevad tahvlile, millal kasutasid go, millal goes. Ja siin on ka sellised lipikud, mida kasutada tahvli lõpetamiseks. Siin on lisamaterjal jällegi. Pallimängude juures näitan videosid erinevatest pallimängudest, kus õpilased peavad siis nimetama, mis pallimänguga tegu on. Ja ka sellised tegevused, näiteks viskamine, püüdmine, põrgatamine, et näitan videosid ja õpilased nimetavad õige sõna. Siin on paarismängulipikud järjekordselt, sõnade tööd, tähtetöö. Teema juures on mul siin jällegi grammatikakaardid, mis lähevad tahvlile. Pikniku teema juures vaatame videot Mr. Beanist piknikul ning õpilased joonistavad ise pikniku teki ja asjad, mida nad piknikule kaasa tahaksid võtta. Siin on sõnade töö ja laulukaardid ja grammatika õpetamiseks mõeldud kaardid. Ja veel üks laul, sõnade tööd. See on järgmine teema meil siin. Meil on pildikaardid, paaristöökaardid, küsisõnad erinevatel lipikutel. Sõnade tööd. Siis on harjutused. Siin teema juures tuleb meil tahvlile siis kinnitada õiges järjekorras. Teeme sellise ajatelje, näiteks last year, yesterday, today, et sellised sõnad tuleb õigesse järjekorda siis panna. Ja siin on sõnade töö jälle ja harjutused. Siin on jälle lipikud, siis on sõnade tegusõnad, oleviku ja mineviku vormis, õpilased peavad 2 tulpa need panema. Ilmateema juures näitan ilmaga seonduvaid pildikaarte ja siin on siis kuude nimetused. See pilt läheb tahvlile. Sünnipäeva teema juures teevad õpilased ise sünnipäevakaardi. Siin on siis sõnade tööd, mis eri stiilis. See on selline harjutus, lisaharjutusi. Et siia juurde käivad ka päris palju pildikaarte toiduainetega seoses. Camping teema juures me vaatame videot matkal olemise kohta. Õpilased vastavad küsimustele. Siis nädalapäevade siin suur pilt, mille ma kinnitan ka tahvlile. Siin on paaristöö lipikud, sõnade tööd. Shortcut teema juures me joonistame tahvlile meie alevi tähtsamad teed, õpilased kinnitavad hoonete pildid õigesse kohta ja selleks on mul siis 2 sellist tegelast siin. Nemad hakkavad siis seal alevi vahel ringi käima ja õpilased peavad juhatama teed, näiteks, et kuidas saab koolimaja juurde, siis nemad peavad juhatama. Ja ka paari peale saavad kõik õpilased kaardi, kus nad siis kordamööda saavad teed küsida ja teist juhatada. Ja siin on naljade teema juures, vaatame inglise lapsi nalju rääkimas. Õpilased saavad ise ka nalju rääkida.
ja teema juures õpilased planeerivad oma suve. Et selle mapi juurde käib ka üks selline kastike, aga ma näitan veel eelnevalt neid pildikaarte, et neid pildikaarte on mul hästi palju, ta on erinevate teemade juurde, näiteks siis loomade õppimiseks või ka eessõnade õppimiseks. Sellised pildid. Siis on mul selline üks karp. Siin karbi sees on mul igasugu asju. Et kõigepealt võib-olla vaatame siis neid nii-öelda soojendusharjutusi, mida ma kasutan tunni alguses. Need võtavad kuskil 5 minutit aega, et tunnile häälestuda ja selline positiivne meeleolu luua. Et siin on hästi palju selliseid lühikesi tegevusi. Ka total physical response'i kohta, näiteks point to the ceiling, floor, window, door. Roosade peal on mul pildikaartide kohta erinevad mängud. Siis neid kaarte on mul veel, neid soojendusharjutusi. Siis on mul sellised täringud siin, tuleb erinevate mängude korral kasutada. Täringud on ka mul siin sellised jututäringud, mida saab kasutada näiteks luuletuse või jutu või lihtsalt, ma ei saa vasaku käega seda lahti, või lihtsalt lausete moodustamiseks. Et õpilased veeretavad ja siis peavad vastava pildiga lause kirjutama või luuletuse. Siis mul on siin Musta Peetri kaardid paaride moodustamiseks ja tavalised kaardid gruppide moodustamiseks. Gruppide moodustamiseks kasutan ka nöörijuppe, et siis kas näiteks lühikene nöörijupp või pikk, et õpilane siis tõmbab minu käest ja vastavalt sellele siis tulevad grupid. Ka üllatusmuna annab hästi ära kasutada. Siia sisse panen näiteks erinevad värvi lipikud, et punased on ühes grupis, sinised teises grupis. Siis on mul siin tähekaardid, mida saab kasutada. Tähed on mul ka siin ümbrikus. Iga õpilane saab sellise ümbriku. Pisikesed tähed, milles näiteks 3, 4, 5 minuti jooksul õpilane peab moodustama nii palju sõnu, kui oskab. Näiteks teatud temaatika piires. Siis selle ümbriku sees on mul postkaardid katki lõigatud. Seda saab kasutada siis gruppide moodustamiseks. Siis on mul siin sellised premeerimiskaardid. Kui õpilane on olnud hästi tubli, siis ma annan talle sellise kaardi. I was a super student in school today. Et seda nii poisile kui tüdrukule. Ja kui just supertööd ei teinud, aga väga hästi läks ikkagi, siis ta saab sellise kaardi. I did a great job in school today. Ja õpilane, kes töötas oma võimete piires, aga oli ka tubli, siis I made good choices in school today.